Alustame päris algusest. Tere tulemast vastupanule, mina olen Jaara Kei, teie saatejuht. Me püüame seista vastu neile, kes tahavad hävitada meie armastatud läänt ja kui sina tunned samamoodi, siis oled väga oodatud. Sa oled leidnud oma inimesed, nii et kindlasti telli see video ja jaga seda ka teistega. Me hindame väga, et oled siin. Mulle ei meeldi kunagi Mom Doni videod. Vaatame siis, mida tal enda kaitseks öelda on. Lisaks Viini mudeli suunas liikudes peame minema turupõhisest lähenemisest kaugemale. Me saame luua kogukondlikke maafonde, et järk-järgult osta elamispindu eraturult ja muuta need kogukonna omandiks. Me saame anda üürnikele eelisostuõiguse, et nad saaksid hoonete müüki minnes oma üürileandjad välja osta. Ja me saame täielikult pühenduda uuele sotsiaalelamute ajastule, lõpetades toetused luksuselamute arendamisele ning kasutades oma rikkust selleks, et ehitada ilusaid ja kvaliteetseid sotsiaalelamuid, mis pakuvad häid kodusid ja tugevaid kogukondi kõigile. Me ei lõpeta eluaseme käsitlemist kaubana üleöö, kuid me teame, mida peame tegema ja meil on ajalugu, mis meid juhendab. Õige. Kust see raha tuleb, Mamdani? Kust sa plaanid selle raha võtta? Ja taas protestivad tuhanded inimesed tema vastu praegu, sest see oli see teade, mille ta otsustas eile teha. Vajadusel võtame agressiivseid õiguslikke meetmeid hooletute omanike ja kinnisvarahaldurite eemaldamiseks. Ja hoonete puhul, mis on kannatanud kroonilise hooletuse all, töötame selle nimel, et omandiõigus antaks üle vastutustundlikele valdajatele. Ja arvake ära, kes otsustab, kes need vastutustundlikud valdajad on? Keegi muu kui linnapea ise. Mis tähendab, et ta saab põhimõtteliselt võtta kinnisvara inimestelt, kes on selle nimel kõvasti tööd teinud ja seda väärivad ning otsustada anda see teistele inimestele. See on imeline. Täpselt nii raha töötabki. Haldadžad, kelle hulka kuuluvad kogukondlikud maafondid, mittetulundusühingud. Või isegi üürnikud ise. Sõna-sõnat on see, mida ta siin ütleb. Kommunismi alus. Ärge muretsege, me võtame rikasted ja jagame vaestele, aga tegelikult ei juhtu seda kunagi. Ja nagu ma ütlesin, inimesed on täiesti raevus. Aga ma pean endalt jälle küsima, kuidas on võimalik, et ikka veel leidub nii rumalaid inimesi, kes selle mehe poolt hääletasid, ega saa aru, mida see tähendab? Nate Friedman teeb muidugi suurepärast tööd selle paljastamisel. See sisulooja meeldib mulle väga. Mida sa ütled nendele inimestele, kes väidavad, et kui miljonäre maksustada, siis nad lahkuvad linnast ja et rikkaim 1% maksab 40% linnamaksudest? Mis siis juhtub, kui nad lahkuvad? Mis on sinu vastus? Ma mõtlen, et see on ju lihtsalt elementaarne matemaatika, mis, kui ma ei eksi, on kohustuslik igas koolis. No, seda ma ütleksingi, me peaksime nende äri üle võtma ja seda ise linna heaks juhtima. Nii et kui nad viivad oma äri Floridasse, siis sa arvad, et suudad selle alles hoida? Siia, ma mõtlen, nad ei saa ju hoonest lahkuda. Nad ei saa kogu oma tööjõudu lihtsalt Floridasse viia, eks? Nad ei saa kõiki neid ressursse, mis neil siin äri ülesehitamiseks on, lihtsalt Floridasse viia, eks? See ongi kogu asi. Ja just siin sa ütleksidki, et me ehitame päris liikumist, eks, et seda takistada. Me tahaksime ka teha selle neile ebaseaduslikuks, et nad tegelikult lahkuda ei saaks, eks. Ära kasuta sõna nagu lauses liiga palju. See paneb sind kõlama rumalalt. Sellisel juhul ei ole sellel mehel eriti midagi teha, sest isegi kui ta jätaks nagu välja, kõlaks ta ikkagi idioodina, sest tundub, et ta lihtsalt ongi selline. Aga proovi kuulata tema argumente. Need ei tähenda sõna otseses mõttes mitte midagi. Leiaksin, et nad võivad põrgusse minna, kui nad üritavad oma vara maha jätta. Me saadame nad põrgusse, kui nad üritavad oma vara maha jätta. Mida see üldse tähendab? Siin. Sest ilmselgelt peavad inimesed tööd tegema, eks. Inimesed peavad kuidagi elatist teenima. Nii et see on Charles Perry. Ja kuigi see võis olla üks hullumeelsemaid asju, mida ma olen sadades tänavaintervjuudes kuulnud, on veelgi olulisem see, et ta on õpetaja New Yorgi avalikes koolides. Kujuta ette, et sellist jama räägitakse sinu laste klassis. Ta on õpetaja. Mis taeva pärast, püha taevas. Kuidas, kurat, jumal küll, kuidas see võimalik on? Ja sa küsid endalt, kuidas keegi nagu Mamdani võimule sai? Noh, kutid, ma arvan, et see on teile üsna selge vastus. Mis mind kõige selle juures veelgi rohkem hulluks ajab, on see, et kui sa otsid Mamdanit Kalshist, millest sa peaksid selleks hetkeks juba teadma, see on Ameerika suurim ennustuste turg. See jagab meiega, mida inimesed tegelikult kõigest toimumast arvavad ja nad on selle video sponsorid. Laadi kindlasti alla Kalshi rakendus ja kasuta koodi MIRA, et saada $10, kui teed $10 tehingut. Kalshi on K-A-L-S-H-I
ja sa paned oma raha põhimõtteliselt oma ennustuse peale. Kui otsid Mamdanit, siis on näiteks küsimus, mida Mamdani oma teadaandes ütleb? Taskukohasus. Kas Mamdani maksustab üle 1 miljoni suurust tulu? Kas Mamdani allkirjastab sel nädalal täidesaatva korralduse? Kas Mamdani tõstab ettevõtete makse? Ajakirja Time 2026. aasta inimene, mu sõbrad, see ei ole nali. Zoran Mamdani ja Donald Trump on tegelikult üsna võrdsed, kui rääkida sellest, kes võiks olla ajakirja Time aasta inimene. See mees hävitab Ühendriike üksinda, väites, et tahab inimestelt kodud ära võtta ja need ümber jagada. See on sõna otseses mõttes kommunism, marksism, kõik, mida ette kujutada suudad. Ja mõned inimesed arvavad endiselt, et see mees võiks olla ajakirja Time aasta inimene. Minu jaoks on see nii hämmastav, et mul polegi sõnu selle kirjeldamiseks. Ma lihtsalt ei suuda mõista, kui uskumatult rumalad inimesed on. Mamdani kutsub üles kinnisvara omanikke kõrvaldama ja andma omandiõiguse üürnikele ning mittetulundusühingutele. See on tema plaan Ameerika jaoks, see on tema plaan New Yorgi jaoks. Ja ometi arvavad mõned inimesed, et see tüüp võiks olla näiteks ajakirja Time aasta inimene. See on mulle täiesti arusaamatu. Mida sa selle kohta ütled? Tänu jumalale, et on meil inimesi, kes näevad, et see mees on psühhootiline ja nad võitlevad vastu. Vaatame. Ja ööpäevaringselt, et seda tagada. Aitäh, NYPD! Okei, neil videotel on miljoneid vaatamisi. Vaata, kui palju inimesi tuli protestima Zoran Mamdani vastu. Vaata. Nii palju inimesi, eks? Ja kõik need inimesed mõtlevad lihtsalt, et see mees on psühhootiline. Kui sa ei tea, siis Mamdani pole mitte ainult kinnisvara ja kapitalismi osas hullumeelne, vaid ta on ka islamist ja toetab islami uskumusi, mis on juba iseenesest hullumeelne. Aga tema juhtimisel kasvab antisemitism meeletult. Võib-olla sulle ei meeldi juudid, võib-olla sa armastad juute, see on sinu enda asi mõista. Ja sinu IQ-d hindan ma põhimõtteliselt selle põhjal, kummale poole sa asud, sest kui sa oled rumal, siis kuulud sa ühte kategooriasse. Ja kui sa oled intelligentne, mõtlev ja nüansirikas inimene, siis kuulud sa teise kategooriasse. Kui sul on aga linn, kus üks inimrühm on sellesse linna palju panustanud ja siis linnapea õhutab sõna otseses mõttes viha selle inimrühma vastu, olgu see siis rahaline või usuline rühm, eks. Sul on kõik need miljardärid ja miljonärid, kes on linna üles ehitanud ja sellesse panustanud. Ja Mamdani ütleb, tead mis? Unustame selle, võtame neid lihtsalt ära ja sul on juudid, kes on palju panustanud ja tema ütleb, tead mis? Unustame selle, teeme nende olukorra lihtsalt hullemaks. Sellist asja hakkavad inimesed märkama, tead küll, sest see muutub üsna ilmseks. Ja nüüd nad võitlevad tema vastu. Ja ma tahan, et sa märkaksid erinevust selle protesti ja teiste protestide vahel. Seal on Ameerika lipud, inimesed seisavad rahulikult ja sa oled juba näinud pro-Palestiina stiilis lippe. Nüüd jälle, arutelu Iisraeli ja Ameerika üle ning kas need kaks asja on ühendatud, on üsna kurb, et asi on selleni jõudnud, kus inimesed tõesti arvavad, et kui sa toetad Iisraeli, siis oled sa Ameerika vastane, kuigi tegelikult on nad liitlased. Aga need juudid, kes on elanud Ameerikas, ehitanud Ameerikat üles, on esimesed, keda Mamdani ründab. Ja see, mis toimub, on natuke hullumeelne. See on lihtsalt pöörane. Nüüd, pea meeles, Mamdani ajal on linn lagunenud. Vaata seda. Hoidsin siin linnas järjekordselt ilusat päeva. Siin on päeva alustuseks pilvi. Kui sa kujutad ette New Yorgi hommikut, kujuta ette seda. Kas sa kujutad ette süsteemi, kus linn on lihtsalt räpane ja laguneb? Mina ei kujuta. Ja kui nad ütlevad asju nagu juudid on esimesed, nad on nagu kanaarilind söekaevanduses. See tähendab, et kui inimesed lähevad nende kallale, siis tähendab see, et midagi halba on juhtumas. Täpselt seda nad mõtlevadki. Just sellele nad viitavadki, eks? Sest see mees usubki sellistesse asjadesse. Me võtame jõulisi õiguslikke meetmeid hooletute omanike ja kinnisvarahaldurite eemaldamiseks. Ja hoonete puhul, mis on kannatanud pikaajalise hooletuse all, töötame selle nimel, et anda omandiõigus vastutustundlikele haldajatele.
kuidas te seda täpselt teete ja kuidas te otsustate, kes on vastutustundlikud haldajad? See on kommunism oma parimal kujul, mis tuleb New Yorki, et hävitada linna seestpoolt. Aga nagu sa miljon korda oled öelnud, asi pole ainult Mamdanis. Ta on näide sellest, mida islamistid üritavad teha. Nad on teinud koostööd vasakpoolsetega ühes kõige hämmastavamas koostöös läbi aegade, kasutades neid täielike kasulike idiootidena, et hääletada oma inimesed võimule ja suruda läbi oma ideoloogiaid, mis hävitavad läänt. Ja kui sa oled kunagi tahtnud suuremat tõestust selle kohta, kui ohtlikud on vasakpoolsed ideoloogiad Ameerikale, siis vaata lihtsalt, kuidas Ameerika vaenlased neid ikka ja jälle peale suruvad. Ja sul on olemas kõik tõendid, mida sa kunagi vajad. Mamdani on alles algus. Ta on lihtsalt prototüüp, mida nad proovivad näha. Kas nad suudavad oma inimese võimule saada Ameerika ühes parimas või vähemalt kunagi üheks parimaks peetud linnas? Kas nad suudavad võtta lipulaeva New Yorgi linna ja muuta selle islamistlikuks, marksistlikuks põrguks? Kas nad suudavad seda teha? Ja vastus on kahjuks jah. Hea uudis on see, et kuigi seal on täiesti rumalaid inimesi, kes on kvalifitseeritud õpetajad, on ka tuhandeid inimesi, kes ütlevad, ei sõber, aitab küll. Ja kuigi ma ei usu, et Mamdani saab ajakirja Time aasta inimeseks, siis kui ta saab, ütleb see sulle kõik, mida sa pead praegu ajakirja meedia kohta teadma. Ma arvan, et me peame mõistma, et oht on siin ja see oht on reaalne ning sellega tuleb midagi ette võtta. Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.